sellest, kuidas meie loometalgutada saime. See oli täitsa kummaline tegelikult. Päev enne loometalguid puudutati seda teemat veel koosolekul. Ja mingist hetkest hakkasin ma tundma, et ma tahan sinna minna. Ma olin küll õnnetu, mõtlesin, et päeva pärast algab, et mis nüüd saab, mis ma saan. Aga õnneks oli kõik võimalik ja ma leidsin oma tee loometalgutele ja ma tunnen, et see on üks äge koht. Esiteks juba see, et ma saan kaasa rääkida hariduse teemadel ja see, et ma leidsin sealt nii toredad kaaslased, kellega koos edasi tegutseda, mitte see ei olnud ühepäevane ega kahepäevane teema, vaid see jätkub. Selles mõttes, et kui vähegi võimalik tuleb sinna minna. Jah, et see on huvitav lugu, et mina räägin ka kogu aeg teistele seda, et sa võisid võita, et kohe tule ja veidlusid siin, sa tead ja sa oskad ja mine, et seal on inimesi vähe ka, natuke tule ikka. No, ei lähe, vahet ei ole. Kindlasti midagi mööda külge maha ei jookse ja ma ei jõutud ette, kuhu ma nina püstin päriselt. Nagu nii ägedad inimesed endale saanud tutvusringkonda ja tegelikult mitte ainult, et me saame juba sõbrad võtta teineteise kohta või üksteise kohta. Ma mäletan seda, mina jõudsin teisena kohale, meie idee esitaja Bianca oli juba seal klassimuusiks istuma, nukralt veel. Ja siis läksin mina teisena, ma mäletan, kumb teist oli kolmandana või siis neljandana, aga ma mäletan Margoti punased püksed, mis nii entusiastlikult tuli ja midagi siis alguses olime seal neljakesi väga nagu elandatud, igaüks oma sellises nurgakeses või suhteliselt kaugel teineteisest, eestlastel ikka kombeks on, aga pärastpoole ikka istusime seal ninapidi koos ja mõtlesime neid ideid välja ja nüüd on meie iganädalased kohtumised olnud täiesti tavapärased, mis siis, et veebis, sest aeg on nii nõudnud, aga kui saab, siis kohtume ka silmast silma. Nädalas vähemalt või mitte kaks. Ja hariduse teema on minu arvates väga oluline loometalgutele, igale loometalgutele välja tuua, sest haridus on ju kõige aluseks. Ja kui vaadata meie seda meeskonda, kes kokku sai, siis me oleme need valdkonnas tegutsevad inimesed. Ja just nendel on tihtipeale nagu see reaalne vaade probleemidele ja võib-olla isegi on mingisugused lahendused mõttes olemas. Aga sul ongi vaja saada samasuguste hoiakute või vähemalt valmisolekuga inimestega kokku, et hakata mingisuguseid probleemkohti otsast lahendama. Ja ma arvan, et see just meiega juhtuski. Ja uskumatu, et veidi rohkem kui 6 kuud tagasi me ei tundnud teineteist. Me oleme tõesti võõrad inimesed. 4 täiesti võõrast meist said ruumis kokku. Mis on juhtunud selle vahelis? On väga. Kõik õpetajad, kes vähegi mõtlevad hetkel, et kas minna või mitte minna, siis kindlasti minna. Just. Ükskõik kui utoopiline see mõte võib alguses tunduda. Siin võib juhtuda. Haridusmaastik viimase aastaga on nii palju muutunud ja need muutused ilmselt on tulnud, et jääda ja sellest tuleks kinni võtta ja võimalus otsida ja kindlasti proovida. Ägedaid ideid. Tulge loometalgutele!